tere tulemast kuulama teisipäevast ai õpiampsu. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja mina kutsun siia gruppi põnevaid inimesi, kes räägivad meile, kuidas midagi ära teha. Ja täna on mul külas virtuaalne assistent Reelika Kaur ja ta näitab meile, kuidas Canvat kasutades teha pilku püüdev Reels. Et me ei saa ei üle ega ümber Canvast. Tere tulemast, Reelika! Ja tere. tutvusta ennast natukene, kust sa pärit oled ja kuidas sa leidsid enda jaoks virtuaalse assisteerimise? Ja ma jagan oma slaidi ka kohe, kui ma tutvustama hakkan. Nii, panen kohe suuremaks ka. Ja tere, Grete, tere, Piia, tere, Külli, kes te olete meid kuulama tulnud. täna on põnev teema. Nii, aga alustame siis. Mina olen siis Reelika, mitmeaastase kogemusega sekretär ja assistendi töös on ka päris palju kogemusi. Kuidas ma tee leidsin virtuaalassistendi poole peale, on see, et ma läbisin virtuaalassistentide kooli õpinädala, proovinädala nii-öelda ja sealt sai siis nii-öelda maik suhu, et tundus, et ju võiks laieneda, kui baaskogemus ja teadmised, oskused on ju kõik olemas, et miks siis mitte. Minu üheks märksõnadeks elus on kogu aeg edasi viinud elukestev õpe, käib pidevalt kaasas, arene pidevalt, ole kaasaegne, ava kõik aknad, mis vähegi võimalused on, ole kõik, võta kõik, mis antakse. Ja pakungi siis hästi palju erinevaid virtuaalteenuseid, alustades siis kas lihtsalt kliendisuhtlustest ja lõpetades siis dokumendihalduse poole pealt. Sinna juurde siis kodulehed, kujundused ja kõik muu. Siin nüüd liitusin ka siis nende klubi liikmelise poolega, et üritan olla ka assistendi koolis siis väga asjalik. Nii, ja siis lähme siit edasi. Et ma lähen siis põgusalt juba edasi selle teemaga, et räägin siis kergelt, mis see Canva üldse on ja ilmselt te kõik teate, mis see on, aga noh, tarkuse kordamine pole kunagi halb. Canva siis on hästi selline sõbralik ja tasuta disainplatvorm. Loomulikult seal on ka tasuline pool, et Canva Pro pakub siis hästi palju teisi võimalusi, mida tasuta ei saaks. Ja ai siis on nutikas arvutiabiline, mis teeb inimese elu sõna otseses mõttes lihtsamaks, ta aitab mõelda, otsustada, ideid koguda, erinevaid asju teha. Ja teeb ka pilte, vastab küsimustele, kui on näiteks vaja mingeid teste teha, ta teeb ka seda. Ja noh, ai puhul on siis erinevaid programme, on ChatGPT, Copilot on siis Microsofti enda oma ja neid on veel, aga noh, meie hakkame siis täna kas siis seda või seda kasutama. Nii, aga mõtle, kui kaua sul võiks minna ühel Reelsi tegemiseks aega või kas sa oled üldse proovinud Canvat ja ai koos, et oma aega säästa, et see on ju väga hea kombo ja ilmselt kui sa selle läbi teed siin minuga, siis nõustud minuga. Ja Reels ei pea ju olema täiuslik, et ta peab olema silmapaistev, ta peab kõnetama neid inimesi, kes seda näevad, sest kui see kõnetab, siis ta juba läheb sinna postituse alla ja loeb juba sealt seda infot edasi. Nii, aga lähme siis asja kallale. Kuna õpiamps on õpiamps, siis me peame hakkama tegutsema. Avame siis Canva ja võtame siis ka ühe tööriista lahti ai oma, kas siis Copilot, Microsoft oma või ChatGPT, et ma lähen ise siit samamoodi avan. Nii et mul on endal Canva siin lahti ja ChatGPT ka siin. Nii, Canva puhul on siis niimoodi, siin on siis, ma ei hakka siit väga lahti näitama, võtame siit mallid ja lähme selle otsingukasti peale. Kuidas me saame Instagrami Reelist kätte, kirjutamegi lihtsalt Instagram Reel. Ta annab siit selle termini, võtame selle. Teeme mingi näidise, näiteks valime, et meil on vaja, võtame erialaliselt näiteks, vaatan kohe siit mingi hea näidis ja siin on hästi palju malle, mille peale sa saadki üles ehitada selle Reelsi. Vaatame siit kohe midagi põgusalt. Vaatame kohe. Noh, võtamegi näiteks selle kohvi breiki nii-öelda ja siit võtad kohanda mall. Nii, laeb natukene. Nii, selle saime lahti.
nii. suurus vist on siin okei okay.. näete ilusti või? on hästi nii, ühesõnaga siin saame me kõike muuta, me saame tegelikult siia heli lisada juurde, me saame muuta neid tekstisi. siin on miskipärast üks tekst ära kadunud, mis ennem oli, aga sellest ei ole midagi. saame neid taustasid kõike muuta, saame tausta eemalt ajaliselt timmida, kõike saab teha. saame lisada teksti juurde, saame lisada erinevaid logosid, pilte, kõike saab, et siin on kõik asjad olemas. kui sul on pro-versioon, siis noh, siin lisandub veel asju juurde. et üritan sulle kõige lihtsama lahenduse leida. nii, aga miks siin see ai siis hea abiline on? Vot kohe näitan. nii, ütleme, et mul on ideed otsas, ma ei tea, mida ma seal postituses võiksin teha või mis teemal üldse. siis siin tuleb appi ai mõtete kogunemisega ja ütlemegi, et ma tahan teha näiteks, noh, võtame virtuaalteenust. Tahan selle mõttega Reelsi teha, kirjutangi ai-le, et tee mulle nimekiri, paneme siia nimekiri Reelsi, oota, ma kirjutan ära ja siis ma kohe räägin. võtame niimoodi, tee mulle nimekiri Reelsi postituste kohta virtuaalteenuste, kordan, teenuste teemal. siia võime panna ka näiteks talle kindla nii-öelda kirja, et koosta mulle küsimuste loetelu Reelsi jaoks näiteks ja siis mingi teema, kas siis näiteks milleks saab virtuaalassistent abiks olla või mis teenuseid ta pakub. et Reelsi puhul mina olen praktiseerinud seda, et ma panen siia pealkirjaks kas küsimuse, aga see küsimus peab olema selline, et ta haarab seda silma ja inimene liigub selle postituse alla edasi. kui see on iga küsimus, siis ta lihtsalt vaatab, oh, äge tass, äge lusikas, noh, mis seal ikka, mis ma sellest ikka edasi vaatan. et see ei paku talle seda köidet. nii, aga paneme talle siia, et ta selle välja otsib, näed, ja hakkabki otsima kohe. leiab siin erinevaid ideid. võime siit vaadata 5 asja, mida need virtuaalassistent saab ära teha. võtamegi selle, ta annab siia hästi-hästi palju või korduva kippuvad küsimused näiteks, see on ka hea asi. enne-pärast, et siin saab seda before after'it tuua välja ingliskeelselt siis. ja märgid, miks üldse vajab ettevõte näiteks virtuaalassistentit, see on väga hea teema, mida saab postituses kasutada. aga võtame praegu selle. nii, kopeerime siit, kontroll ja C nagu sidrun, nii ja lähme siia tagasi ja paneme siia. nii, vaat kui lihtsalt see sai siia pealkiri. mingi mõte, annan käsu ai-le ja ai koostab selle minu eest ära. nii, ma korra vaatan, kuidas ta meile siia näitab praegu. noh, näitab niimoodi, näed, ringkohvi tuli siin välja. selle me muudame ka kohe ära. me kas võtame selle täitsa ära, see on ebavajalik või me saame seda kasutada ka niimoodi, et me paneme selle siia alla ja paneme siia näiteks kodulehe viite või oma nime viite, et toome siia mingi lisaefekti juurde, paneme näiteks siis panen selle. siit ta praegu ei paista välja, et seda noh, saab timmida, vaatad, kuhu tahad, võib-olla vaatan, kuidas ta mulle siia jääb. et siin nokitsemist nagu on. nii, saame nii ka teha, et kui me muudame tausta, paneme täiesti musta värvi, vaatame, kuidas ta siis jääb. no siis ta jääb mingil määral, aga me peaksime kohe, ei taha mulle kaasa tulla, siis kus on kadus, nii. noh. Canva streigib minuga praegu. nii, nüüd tuli kaasa. paneme selle mustaks tagasi, vaatame, kuidas ta jääb. näed, et see viide võib täitsa siia alla ka jääda ja Canva puhul on väga hea see, et kui sa tahad, et kõik jääb visuaalselt ilusti, siis Canval tulevad ette need jooned, kus on keskel, et kui ma lähen siit samamoodi, kus on keskkoht, et see on väga hea asi, et kui ise näiteks siin askeldad, siis on hästi-hästi mugav see. nii, samamoodi neid kõiki asju saad liigutada. ma siin praegu spetsiifilisemaks ei lähe, et me üritame jääda selle aja sisse, mis mulle anti, et väga lihtne algus.
ja miks siis kannata ja ai-d koos on hea kasutada. tema genereerib sulle idee, sina saad siit haarata ja saad reelsi valmis teha. ma panen selle ühe üleliigse akna kinni. nii, ja vaatame täitsa algusest peale. nii, näed 5 asja, mida saab virtuaalassistent sinu eest ära teha või teeb, et kuidas keegi ja siin all on siis kodulehe viide. Et vaata, kui lihtne oli teha ühte reelsi, palju meil läks, meil ei läinud vist isegi 5 minutit ja meil on mingisugune põhi juba valmis. Et neid animatsioone tegelikult saab muuta ka, et me saame tegelikult seda efekti muuta, et kui me võtame efekti, et me saame kiirust muuta, suunda muuta, kuidas ta tuleb, kas tõrkega, neoonselt, taustaga, kas muudame seda kujundit, et siin on hästi palju võimalusi, et vähegi võimalust on, siis tasub õppida siis tasuta versiooni pealt, et kui ei soovi näiteks maksta tasulise eest. mina ise soovitan tasulist, sest tasulisel on palju rohkem võimalusi ja tasulisel tuleb hästi palju ka ai funktsioone juba juurde, et sa ei pea pendeldama mitmes kohas, aga saad juba siit ka ai funktsioone kasutada. et väga-väga selline lihtne ja ma vaatan, näed, ütlemegi, panin ülesse ja tuligi selline kiire, põgus reels, kui sa ei taha näiteks sotsiaalmeedia poole peal hästi palju aega kulutada. nii, lähen siia oma algsesse faili tagasi ja nii. ja jah, selles suhtes sa ei pea olema mingi disainer, mingi meister selle ala peal, et väga lihtne on, kui sa tead, mis tööriistad tänapäeval programmid pakuvad ja see teeb kõik sinu elu palju-palju lihtsamaks. sa ei pea kuskilt juurde ostma mitte midagi, tee lihtsalt ja ole avatud võimalustele, et sina annad suuna, lood mõtte ja juba programm ja ai koostavad sulle siis mujalt ja sina lihtsalt siis täiendad kas sisuliselt, visuaalselt ja ongi sul olemas ja elu lihtsam jälle ja aega säästetud kui palju. aga kui sa tundsid praegu, et sul jäi ikkagi midagi kripeldama, ma rääkisin liiga kiirelt või liiga aeglaselt et siis sa võid vabalt minuga ühendust võtta. ma annan sulle mingeid nippe, aitan sind hea meelega. võite tulla jälgida minu virtuaalassistendi Reelika Kaur Instagrami, seal on päris palju selliseid põgusaid reelse ja postitusi ja ka Facebookis ma kajastan neid samu postitusi, et on hea silma peal hoida. nii, aga minu poolt on kõik, nii et ma loodan, et me kohtume siin mõndade inimestega ja aitäh. aitäh sulle, Reelika. Piialt küsimus, et kas sa kasutad midagi muud ka reelside tegemiseks või ongi, kasutad Canvat ja ai abi? praegu kasutan ainult Canvat ja ai-d ja et mina niimoodi Instagramis nagu seal pusida nende kujunduste asjadega ei raatsi lihtsalt, sest ma näen, et see võtab väga palju aega ja Canva on üks väga hea nii-öelda support tugi minul hetkel, et aitab väga palju sotsiaalmeedia poole peal ära teha ja ai siis toetab mind ideede ja mõtetega, aitab genereerida kokku kõike. nii vahva, et ühel assistendil on alati minu arust kaks sellist tööriista, mis alati peavad olema, on siis see jah Canva ja teine on ai, et mm ilma -hmm. selleta ei saa. nii siin vahva. ai poolt ma täiendan seda ka, et kui minna veel edasi sellega, et siis ai poolt tegelikult saab luua veel assistente, et veel omakorda elu lihtsamaks teha, et neid võimalusi on ka tegelikult olemas, et tasub ikkagi kasutada kõike, mis praegu tänapäeval luuakse. kas sina, Reelika, ka kasutad ai assistenti, oled loonud endale? ma olen loonud mõned ja, aga ma veel nii palju nendega ei ole tegelenud, et ma pigem põgusalt niimoodi põikan, kui mul on mingeid asju vaja sealt. aga olen loonud ja koolituse läbinud sellega, et tundub, et see on hea asi, mida teha tegelikult. ja et kindlasti saad isegi abistada ettevõtjad, et kuidas siis seda luua. just, täpselt. ma panin Reelika kodulehe lingi ka siia, et saab tema Mhm. tegemisel silma peal hoida. ja Reelika, kas sa võtad uusi kliente, kas sul mahub kliente ja juurde? mulle mahub täitsa ja tulge, kui on abi vaja, siis miks mitte, selles mõttes me leiame alati lahenduse, et ma ei pane ust kinni, et oi, ma nüüd ei tea, kuidas ma sind aidata saan. et ma mingi lahenduse leian ikka, kasvõi teeme koos, kasvõi aitan koos, olgu see lühike projekt, olgu see pikaaegne koostöö, et ma aitan alati, et ma ei pane ust kinni ja ei saada teid teistpidi tagasi, et te võite julgelt mulle kirjutada, kasvõi lihtsalt konsulteerida, et kas sa oskad mind aidata sel teemal või oskad sa mind suunata, kuidas ma saan sind sellel alal nii-öelda teha midagi paremaks või oskad sa mulle mingeid näpunäiteid jagada, et ja selles mõttes võib minu käest ütelda, et mind kartma ei pea, ma ei hammusta.
ja veel lisaks sellele ampsule nii vahva, et tõesti, et seal on nagu tõesti suur-suur selline pank, kus on siis tehtud juba need eelkujundused ära, et tegelikult saad ju seal vahetada enda pildi panna kasvõi sinna. ja, Aga lihtsalt, et see põhi on tehtud. et mina iseenesest olen kasutanud Reelside tegemiseks lihtsalt rääkivaid Reelse, kus ma ise loen sisse ja töötlen sealsamas Instagramis ja subtiitrid alla, aga et Canvaga ma ei olegi teinud varem, et väga-väga põnev, et tasub proovida. ja, või tähendab ja meil. ma usun, et Canvas võib-olla saab ka subtiitrid alla panna, et ma ise pole niimoodi nagu Canvas enda nii-öelda rääkimist kasutanud ja neid tekste alla pannud, aga minu teada seal peaks saama sedasama rakendada, et jälle saad ühe kompoti ühte programmi panna ja siis seal saad luua selle vahva reelseid, mis kõnetab kliente. ma veel ei ole seda ma ei teadnud, et Canvas saab subtiitrid lisada. äh, aga seda peab siis Seda peaks järgi vaatama. Täitsa võimalikult on, et ma ei usu, et nad on nüüd Instagramist nii maha jäänud, et ma usun, et see on täitsa olemas seal kuskil peidus lihtsalt. Külli vastabki, et saab panna Canvas subtiitreid, et ma saan siis aru, et sinna saab lausa eesti keelseid Mhm. subtiitreid. mina olen kasutanud Submagicut, sellepärast et ta Mhm. teeb väga hästi eesti keelt, Ja. tuvastab, oma vahet peab ise parandama. aga Mhm. jälle targem, kihvt. aitäh, Reelika, et sa tulid nii julgelt, kohe võtsid sellest pakkumisest kinni, ütlesid kohe, mul on idee, mida siin näidata, rääkida. ja aitäh kuulajatele ja aitäh, et kommenteerijatele ja Külli, aitäh, et sa oled nii aktiivne siin kommentaariumis ja ütled, et jah, eesti keeles saab Canvas lisada nüüdsest subtiitreid. väga kihvt. ja peatse kohtumiseni juba järgmisel nädalal uute põnevate teemadega. ilusat päeva jätku. aitäh teile kõigile.